Tere! Kas sa oled mõelnud, kuidas maailma majandusel täna läheb? Üks võimalikest KPI-dest, mille selles osas järgida, on tehingute arv suurte ettevõtetega ja nende tehingute suurus. Ja selleks me täna siin olemegi, et vaadata, kuidas globaalsel majandusel läheb ning arutleda nende tehingute üle lähemalt. Mina olen Alla Kuznetsova, LX Raidla advokaadibüroo tehingute praktikagrupi advokaat. Mina olen Risto Vahimets, LX Raidla tehingute praktikagrupi juht. Räägime täna koos Ristoga 2024. aasta esimese kvartali suurimatest tehingutest, mille all siis me mõtleme tehinguid, mis on üle 10 miljardi dollari. Ja meie tehingute tabelis on 11 suurimat tehingut. Suurim neist on ConocoPhillips and Burlington Resources energeetika valdkonna tehing, mille väärtuseks on 35,6 miljardit dollarit. Analüüsime natuke neid tehinguid ja üritame ise aru saada ja teile ka selgitada, et mis võiks olla nende tehingute mõju meie majandusele. Mis sulle sellest tehingute tabelist esimesena silma jäi? No tegelikult jäi silma see, et on hästi olulisel kohal nafta ja gaasi tootmisdistributsiooni valdkonna tehingud ehk fossiilkütuste vajadus maailmas ei ole kusagile kadunud, pigem vastupidi, et maailm vajab ja neil ei olegi isegi asendust, kui me räägime sellest, et nagu maailma 11 suurimast tehingust sel aastal on sellest valdkonnast. Roheenergia, taastuvenergia, väga kuumad asjad, aga endiselt seda, et me peame põletama gaasi ja naftat, samuti keemiatööstuse tooraineks neid kasutama globaalselt, et see on fakt. Vaatasin veel üle International Energy Agency koduleheküljelt natuke nagu nende valdkondade tootmistrende ja kaks asja jäi silma, et õli ja gaasi puhul tootmismahtude kasv ei vasta sellele, mida oodati. Samal ajal tootmisvõimsused on tegelikult nagu kõigi aegade tipus ja see vastuolu võib ka üks põhjus olla, miks tehinguid on tulnud, et ettevõtted, kes on selles valdkonnas, nähes, et eespool on raskemaid aegu, konsolideeruvad ja valmistuvad nendeks raskemateks aegadeks seeläbi, et olles siis nagu suuremad, tugevamad ja võimalus olla suuremad, tugevamad on ühinemised, on teiste ettevõtete ostutehingud. Ja no kõigepealt, kui ma vaatan seda tehingute tabelit, siis mulle teeb rõõmu see, et selle aasta esimene kvartal on olnud tehingute rohke võrreldes eelmise aasta sama ajaga, ehk siis meie tehinguaktiivsus on tõusuteel. Ja see tegelikult on tähtis maailma majandusele, sest mida rohkem on tehinguid, seda paremini efektiivsemalt on rakendatud raha, tootmisressursid, inimesed, ideed ja neid tehinguid ei tehta ilma asjata, neid tehakse selleks, et maailmas majandus kasvaks ja lahendatakse ka mingeid spetsiifilisi probleeme, et kui sul on kusagil teatud tüüpi toorainet, millest saab midagi uut teha, et see tooraine rakendada tootmises kõige paremini, kõige efektiivsemalt, kõik need asjad nagu hästi sageli leiavad lahenduse läbi tehingute. Ja efektiivse majanduse mõttes on see ideaal, eks ole, mis toob kaasa majanduskasvu, mis tegelikult lõpuks väljendub ka asjaosaliste palkades ja nii edasi. Aga kui ma korra mõtlen lihtsalt selle peale, et mis meil on esimesel kvartalil toimunud ja üldisena, mis toimus meil eelmise aasta tehingute turul, siis kindlasti jääb silma siin see, et praegu sisuliselt ei ole ühtegi meditsiini ja tervishoiu valdkonna tehingud. Samas surve meditsiini ja tervishoiu valdkonnale kindlasti jätkub. Suuremad farmaatsiaettevõtted otsivad väiksemaid biotehnoloogia ettevõtteid, et tugevdada oma positsiooni. Seda tööstusharu mõjutab vananev elanikkond, uued haigused, uued trendid selles valdkonnas ja kindlasti me ei saa siin unustada ka AI-d, mida saab kasutada väga erinevates valdkondades, alates patsiendi heaolu tagamisest kuni põhimõtteliselt robotkirurgiani, et see valdkond on väga-väga lai, kus see kasutust leiab. Naljaga pooleks võib öelda, et see veel üks tehing, mis silma ei on nagu meditsiiniga seotud, et seal vajatakse tõenäoliselt meditsiiniabi rohkem kui keskmiselt. Silver Lake'i nimeline private equity ettevõte on börsilt maha toomas Endeavor Holdings, ehk siis Endeavor Holdings omakorda omab World Wrestling Entertainmentit ja Ultimate Fighting Championshipi. Et see tegelikult on järg eelmisel aastal toimunud ühinemisele, kus siis
needsamad Ultimate Fighting Championship ja World Wrestling Entertainment ühinesid ja sel aastal ja viidi börsile ja sel aastal juba börsilt ära. Ja seda on ka tegelikult ka Eesti väiksel börsil. Mai alguses tuli uudis, et Palplast kavatseb teha ülevõtmispakkumise Silvana Fashion Group aktsiate ülevõtmiseks väikeaktsionäridelt ja aprillis oli eelnevalt uudis Nordic Fiberboard AS-i börsilt äraviimise osas. Ja tegelikult ongi nii, et ega see börsil olemine ei ole igale ettevõttele igal ajal parim lahendus, et on aegu, millal ettevõttele on nagu super olla börsil, on aegu, millal see on okei ja on aegu, millal see on nagu täiesti vale lahendus. Loomulikult selles valdkonnas on teatud selline inerts, kus börsile minekuks, börsil püsimiseks on tehtud nii rahalisi kulutusi ja ajalisi kulutusi. Kui sa näed, et tulles nagu börsilt maha lahendades võib-olla ka selle probleemi, mis on börsile omane ja vajalik, et kogu aeg tuleb kõigest avalikult teada anda ja ettevõtte mingis elufaasis see ei ole kõige parem konkurentsimaailmas või teatud võib-olla probleemidest lähtuvalt, et sa kõigest tahad kohe rääkida, kui midagi on juhtunud. Börsilt maha tulemine võib osutuda nagu ainuõigeks isegi teatud ettevõtte elukaare faasides. Kui rääkida tegelikult veel sellest, minna tagasi sinna tehingute tabeli juurde, mida me vaatlesime, siis me näeme, et need kõik tehingud, mis on hetkel toimunud, suuremad tehingud praegu on USA turul. Vaieldamatult Ameerika on see koht, kuhu meie kaasaegse maailma raha on kuhjunud. Ameerikas toimuvad suurimad tehingud, Ameerikas on suurimad börsiettevõtted listitud. Seda reaalsust tuleb lihtsalt silma vaadata ja Euroopaga võrreldes Ameerika majandus kasvab täna kiiremini. Mis need põhjused on? Ameerika siseturg on lihtsalt nii palju efektiivsem. Nad on ühekeelne majandus, samuti riigipiire ikkagi USA sees ei ole. Euroopa ühisturuga on põhjust ja võimalust tegelikult väga olulisel määral tööd teha. Loomulikult mõjub ka geopoliitiline olukord, Ukraina sõda, Iisraeli ja Hamasi konflikt. Ameerika Ühendriikides selliseid probleeme ei ole tänasel hetkel. Samas ei saa nagu öelda, et Euroopa oleks tohutus miinuses, kuna kui me vaatame teisi kontinente, Aafrikat, Aasiat, et seal ei ole olukorda, kus konflikte ei oleks. Need asjad on ilmselt need, mis on mõjutanud seda, et Ameerika on nii domineeriv hetkel ka tehingumaailmas, kui ta seda selle tabeli järgi ka on. Tegelikult on see hea märk, see elavnemine, mis on toimunud praegu USA turul, tehinguturul, see on positiivne ja see toob kaasa ka kindlasti julgust, et võib-olla ka Euroopa ettevõtted vaatavad rohkem USA turu poole ja teevad seal näiteks hetkel rohkem tehinguid. Jätkuvalt on kuumaks valdkonnaks tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsioonitehingud Euroopa turul, et need pole kuskile kadunud, jätkab see trend, et neid ikka tehakse. Eesti jaoks kindlasti väga põnev valdkond, kus meie väikses majanduses on mõjud otsesed ja ettevõtted ebaproportsionaalselt suured selles valdkonnas. Me näeme seda, et majanduses on, kui ei saa öelda väga selged, aga on märgid taastumise suunas ja meie regioonis veel spetsiifilisemalt, et Soome majandus üllatas 0,6%-lise sisemajanduse koguprodukti kasvuga esimeses kvartalis. Taani majanduse 1,8% kasvu esimeses kvartalis. Võib-olla on liiga suuresti mõjutatud Novo Nordiskist, mis siis nagu üks ettevõte on suurem kui terve Taani majandus kokku. Aga kaks numbrit veel siia juurde, mis toetavad sellist optimismi 2024. aasta teise poole suhtes. Private equity majadesse on kuhjunud $3,9 triljonit niinimetatud dry powderit, mis on tegelikult siis raha, mis on kokku korjatud investoritelt selleks, et seda investeerida, selleks, et selle arvelt teha ettevõtete oste müüke ja see on kasutamata, see seisab. See number on eelmise aastaga võrreldes kasvanud 3,9 triljoni peale, siis $3,5 triljoni pealt ehk see kasv on olnud oluline isegi võrreldes siis väga kõrge näitajaga juba eelmisel aastal. Ning teine number, $3,2 triljonit on siis nende ettevõtete väärtus, mis siis on kuhjunud samade private equity majade teiste osakondade kätte, ehk siis ettevõtted, mida tegelikult oleks tulnud müüa, kas seetõttu, et fond, mis neid omab, on oma tähtaja ületanud või on seal muud spetsiifilised põhjused. Need kaks numbrit kokku annavad väga huvitava indikatsiooni, kus me võiksime öelda, et tammi taha on kukunenud väga palju raha
pigem aja küsimus, et see tamm kas murdub või siis avatakse. Pigem arvan, et ta murdub selle tõttu, et investorid on samasugused nii-öelda karja loomad nagu me kõik. Kui me peame käituma, siis turvalisem on käituda nii nagu kõik teised meie kõrval ja mitte olla liiga originaalne. Nii et meie oleme kindlasti aasta teise poole suhtes optimistlikud ja ootame suuremat tehingute arvu, mis kindlasti elavdab nii majandust kui ka meie heaolu üldisemalt. Kui ta meile meeldis see video, siis vaadake Elextra Raidla YouTube'i kanalit, seal on veel huvitavaid videoid, mis räägivad õiguse ja majanduse sõlmküsimustest. Aitäh teile! Aitäh vaatamast, kohtumiseni!